Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kaja Kallas peaministrina on öelnud siin saalis välja lause, et Eestis ei toimu sundvaktsineerimist. Täpselt sama kinnitas ka eelmine nädal Jaak Aab peaministri asetäitjana, kes lisas ka juurde, et isegi kaudne vaktsineerimine, kus tööandja mõjutab töötajat töösuhte lõpetamisega vaktsineerimisele, on õigusvastane. Minul on teada saanud sellised andmed, et kahjuks on Kaitseväes ringlemas selline dokument, mis sätestab ära selle, et juhul kui Kaitseväe teenistujad ei vaktsineeri, siis nad ei kuulu selle Kaitseväe koosseisu. Palun öelge mulle, härra minister, kas teie olete andnud Kaitseväe juhatajale sellised korraldused, käsud, suunised või vihjed, et teenistussuhe jätkamine sõltub vaktsineerimisest? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Jah, ma olen Kaitseväe juhatajaga, ma arvan, rohkem kui üks kord sellisel teemal arutanud, et Kaitsevägi, kus toimub käsuliin ja kaitsevõime tagamine, Eesti julgeoleku tagamine, on minu arvates mõistlik, minu isiklik seisukoht on mõistlik, et need, kes peavad tagama meie Eesti riigi julgeoleku, teevad ka kõik selleks, et nad võimelised seda tervise seisukorrast tulenevalt teha. Kas selline kirjalik käsulaud on alla antud? Ma jään selle vastuse praegu võlgu, aga me saame seda härra kindraliga arutada. Aga minu isiklik seisukoht ja kaitseministrina olen mina arvamusel, et see on absoluutselt normaalne, et Kaitsevägi koos ajateenistujatega on vaktsineeritud. Aitäh! Lisame 3 minutit lisaaega, palun. Austatud istungi juhataja, lugupeetud ettekandjad, kuulasin teie ettekandeid täna ja pean ütlema, et need olid väga sisukad, asjalikud ja mõtlema panevad. Minul on olemas selline probleem, mis on ringlenud mul tükk aega peas, mis seondub sellega, et mikspärast on Kaitseväes kehtestatud sundvaktsineerimise kohustus ja seda siis Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi pöördumisega oma alluvate poole. Ja tegelikult selline varjatud sundvaktsineerimine toimub tegelikult ka teistes sektorites, nii avalikus sektoris kui ka siis töölepinguliste suhetega sektorites, kus siis tööandjad või siis ametijuhid seavad siis inimesed valiku ette, kas vaktsineerid või kaotad töökoha. Et kuigi see on, ütleme, kaudne mõjutamine, siis tegelikult oma olemuselt on ta ikkagi teatud määral sunniviisiline. Aga küsimus on selles, et see informatsioon, mida ma praegu räägin, on minuni jõudnud päris märkimisväärsel hulgal ja mul on ülimalt hea meel, et selle fakti olemasolu kinnitus on leidnud tänasel Riigikogu istungisaalis ka asjaomaste instantside poolt ka kinnitust. Punkt 1, ma tahan öelda, et ma ei ole vaktsineerimise vastane. Punkt 2 on see, et ma olen sunniviisilise vaktsineerimise vastane, olgu ta siis nii otsene või siis kaudne. Esmalt ma tahaksin tänada kaitseminister Kalle Laanetit ja päris südamest. Sellepärast, kui ma küsisin ta käest küsimuse, et kas te olete andnud mingisuguseid korraldusi Kaitseväe juhatajale seoses siis selle kaudse sundvaktsineerimisega, siis oleks tal kogenud poliitikuna olnud võimalus vastata ükskõik mida, ajada mingit demagoogilist juttu, aga tema ütles seda otse. Jah, ma olen rääkinud Kaitseväe juhatajaga, me ei ole mingisuguseid dokumente ei ole, aga see teema on olnud meil aruteluks. Ja ma hindan tohutult praegu Kalle Laaneti kui ohvitseri sellist käitumisviisi ja ma teen Kallele sügava kummarduse. Ma tänan sind selle eest. Samuti ma tahan tänada ka kindralleitnant Martin Heremit Kaitseväe juhatajana, kes rääkis otsekoheselt ära, et tegelikult jah, on olemas selline pöördumine sõjaväelaste poole ja ta rääkis ka väga põhjalikult ära ka selle, et
tegelikult, milline on see vaktsineerimise plaan. Ma tänan ka kindralleitnant Martin Heremit selle aususe ja otsekohesuse eest. Ta ei oleks pidanud seda rääkima, kui ta ei oleks tahtnud seda teha. Milles on küsimus? Küsimus on selles, et pole mingit kahtlust, et tegelikult selles Kaitseministeeriumi valdkonnas on tulnud käsud kuskilt kõrgemalt ja see ei ole nii-öelda lugupeetud Kalle Laaneti ja lugupeetud Martin Heremi enda vaimusünnitis. Need käsud on tulnud kuskilt mujalt, kus on pandud paika vaktsineerimisplaan. Mingi aeg tagasi ütles Kaja Kallas siinsamas saalis, et sundvaktsineerimist ei ole Eestis. Möödunud nädal Jaak Aab, küsisin ta käest täpselt sama asja, kas on sundvaktsineerimine, ta ütles, et ei ole. Ja kui ma viitasin sellise survestamisele läbi töökoha, siis oli tema vastus selge ja ühene, et see on õigusvastane. Mikspärast on ta tegelikult õigusvastane nii ühes mõttes kui ka teises mõttes, sellepärast et tegelikult pole need COVID-i vaktsiinid läbinud tegelikult ka kõiki katsetusi, mida maailma praktika on seni kasutanud. Ja kui me nüüd tuletame meelde, et Tanel Kiige ütlus selle kohta, miks me need ikka siis katsetame või miks me need kasutame, neid katsetusjärgus olevaid vaktsiine, siis ta ütles ilusti, et need on tehtud tingimuslikult, mikspärast Eesti seda kasutab. Küsisin siis ka Jaak Aabi käest uuesti, et ole hea mees, et ütle mulle, millised on need tingimused, ja palusin 2 korral oma sõnavõtus, et esitage mulle need tingimused. Homme saab sellest nädal aega mööda. Jaak Aab ei ole need esitanud. Me ei tea, millistel tingimusel me ennast vaktsineerime. Põhiseaduse paragrahv 18 sätestab, et kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele. Ja ma näen praegu, sellises otseses või kaudses sundvaktsineerimises teatud riivet põhiseaduse paragrahvile 18. Aga tulen nüüd tagasi, siia selle teema alguse juurde. Miks siis Kalle Laanet ja Martin Herem siis, täna avalikustasid selle olukorra, mida ma eelnevalt kirjeldasin? Ma arvan seda, et sõjamehelise otsekohesusena tõid nad selle teema siia saali, rääkisid lahti, mis tegelikult toimub, sest nende võimuses tegelikult ei ole seda muuta, sest eksisteerib käsuliin. Otsige nende poolt antud sõnumites, mida nad täna siin andsid, tegelikku tõde. Kõiki asju ei öelda otse välja. Nii et ma tänan veel kord siis nii kaitseminister Kalle Laanetit kui ka siis Kaitseväe juhatajat kindralleitnant Martin Heremit tänaste sõnavõttude eest, mis nad tegid. Nüüd aga on, hea rahvas, Eestimaa rahvas, pall on teie käes. Kõik teenistujad, kõik töötajad, kõik ametnikud, politseinikud, päästetöötajad, kes leiavad, et nende õigusi on rikutud nii-öelda siis kaudse vaktsineerimisega, palun pöörduge kohtusse ja paluge kohtult tuvastada, kas selline kaudne sundvaktsineerimine on siis ikkagi õiguspärane. Ja selleks, et tagada nende asjaolude vaidlused on pikad, esitage ka siis esialgne õiguskaitse taotlus, peatada selle käskkirja, otsuse, ükskõik mis muu akti täitmine kuni kohtuotsuse tegemiseni. Pall on teie käes, hea Eesti rahvas. Tänan.